Tere! Mina olen Siret Seeder. Olen Feng Shui nõustaja ja koolitaja ja tegelen Feng Shuiga juba üle 20 aasta. Ja mis see Feng Shui on? Feng Shui on lihtsalt öeldes mäng energiatega. Kuna me kõik oleme energeetsed olevused, meie sees on pidev elu, me elame pidevas energeetilises maailmas, siis me tahame tunda ennast hästi selles maailmas ja ka iseenda kehas, siis väga lihtne oleks mängida oma sisemiste energiatega. Mõista, miks mul valutab õlg või puus või miks mingi asi mu elus ei saavuta või ma hakkama ei saa. Et tegeleda oma iseenda sisemiste energiatega. Kahjuks alati pole see nii lihtne, sest enda sisse vaadata on kõige suurem töö, kõige raskem. Aga Feng Shui energiamäng õpetab meil appi võtta abivahendeid ja kõige lihtsam ja käepärsam abivahend on meie enda kodu. Kodu, mis on meie ümber, mis toetab meid, mis on meil nagu hüppelava, mis on meie kasvukoht, meie arengukoht, meie naudingute koht ja taastumise koht. Ja kodus viibib inimene päevas, kui ta käib ka väljas tööl, peaks olema 2/3 ajast. Seetõttu koduenergeetika, koduenergia, koduolemus peaks meid toetama ja tundma ennast siin hästi. Nii et seega on kodu on pelgalt üks abivahend, et tunda ennast siin elus hästi, et viia oma soove ja eesmärke ka tulevikus täide. Ja ka muide abivahend on ka meil riietumine, abivahend on ka meil toitumine, abivahend on ka füüsiline liigutamine ja kõik see, mis meie ümber toimub, on abivahend. Aga kodus on kõige lihtsam ja käepärasem ja seda on lihtne kohe enda ümber vaadata, seda on põnev enda ümber vaadata. Nii et seetõttu me oma koduga on lihtne mängida ja seda enda heaks tööle panna. Ja kuna minu töö on ka üldjuhul seotud kodude nõustamisega, kui inimesed kutsuvad, sest see on ikkagi siis, kui inimesed soovivad ja on 2 liike kiige kutsumisi. Üks on see, et ma alustan täiesti uue kodu loomist ja ehitamist. Ma tahan, et see kodu oleks kohe minu jaoks heas energias ja mind toetavas energias. Ja teine siis seltskond on inimesi, kes ütlevad, et ma olen kodus elan juba mõnda aega, ma tunnen, et seal on midagi korrast ära, et näed, ma tulin siia, olin heade tunnete ja mõtetega, nüüd need ei lähe ükski täide, asjad ei edene, ma ei saavuta oma eesmärke, ma tunnen ennast halvasti, ma ei saa magada, mul tekkisid probleemid tervisega, suhetega ja nii edasi. Et ühed on nagu mingi vaeguse põhiselt probleemid. Ja need ongi tavaliselt 2 liiki. Muidugi mulle meeldib tegeleda just nende esimeste pooltega, need, kus on juba hakkama nullist pihta looma head energiat enda sisse ja enda ümbere. Me mõjutame üksteist ju. Aga kui on ka ikkagi kodus mingid probleemid, siis vaatame üle, et Feng Shui ei ütle nii, et sa pead kõik maha lõhkuma, ära hävitama, vaid luua käepäraste vahendite ja võimalustega, et mõista üldse, mida see Feng Shui endast tähendab ja selle abi luua endale ennast toetav maailm. Kuna Feng Shui koolkondi on maailmas hästi palju, siis mina esindan sellist kõige vanemat koolkonda, intuitiivset ehk siis vormikoolkonda, mis ei lähe nii palju igasuguste nännide ja esemete peale, mis on väga põnevad ja salapärased, müstilised, aga pigem jälgib energialiikumist enda ümber, oma keha tunnetamist mingis kohas, asukohas ja tegevuste tegemist ja ka nägemist, sest 80% informatsiooni tuleb silmade kaudu. Et võtta kõik oma 5 meelt, appi nägemine, kuulmine, haismine, maitsmine, kompimine ja ka selle abil luua enda ellu mõnusat elu, mõnusat tasakaalu, arengut ja tunda ennast hästi. Nii et tegelikult on Feng Shui päris põnev mäng, et ma alati olen öelnud niimoodi naljaga pooleks inimestele, et ma küsin, et kas te teete kui oma elus Feng Shui't, siis seda ei, meie ei tee, et ma ei tea, mis see on. Te teete seda iga päev. Härkate hommikul ülesse, lähete peegli ette ja vaatate ennast peeglist. Nii, kuidas ma täna välja näen? Okei, silmad on päris head, toon veel esile. Nii, siin on mingi punn, selle ma peidan ära. No nina ma muuta ei saa, nina ma aktsepteerin. Ja Feng Shui ütlebki siin, et sa saad midagi muuta, esile tõsta, ära peita, natuke midagi muuta, kujundada, ümber tõsta ja kui mitte midagi teha ei saa, siis aktsepteeri. See ongi minu elu osa, see ongi minu kodu osa ja ma ei ole mõtet selle peale viha kanda ja sinna muudku anna juurde oma negatiivset mõtet ja tunnet, hakkab see just sinu vastu negatiivselt tööle. Nii et ei ole mõtet oma nina vihata. Kui see on minu nina, siis see ongi minu nina. Siis see ongi minu elu.
Ja samas on ka see, et kui võelda laiemalt see energiapilti, siis ka Feng Shuis ja ka üldse energiamaailmas peetakse mina väga tähtsaks, see on see minu eneseteadvus, see on see enesemääratlus, see on see, kes ma olen. Nii et mina on väga tähtis, kui see ikkagi tasub seda alati aktsepteerida. Nii, kui me nüüd kodudest vaatame, siis miks me oma kodusid loome? Kindel on see, et üks on siis see, et meie kodu peab vastama meie vajadustele. Meil on väga erinevad vajadused. Inimesed ei ole üldsegi ühesugused. Meil on väga erinevad, ka eestlased. Et vastama meie vajadustele. Peab vastama ka leibkonna suurusele. Ja siin on huvitav see, ma olen tähele pannud, et mõni inimene tuleb väga väike inimene olla, aga tema energiakeha on niivõrd suur, et tema vajab rohkem ruumi. Käisin hiljuti külas ühel härral, kellel on kodu suurus 460 ruutmeetrit. Ja ta elab seal üksinda. Tunneb ennast väga hästi. Mõni teine kaoks täiesti ära, ütleb, et oi, see on väga halb, et liiga palju on ruumi. Inimesed on erinevad. Nii et ma loon mind toetavat kodu, see, mis aitab mind mu elus saavutada midagi, tunda ennast elus hästi, olla terve, elada elamisväärtuslikku elu. Nii et vastata meie vajadustele, vastama siis leibkonna suurusele, olema yin-yang tasakaalus. Ja see yin-yang tasakaal on täna üks see, mis on suuremaid probleeme tänases kodus, sest ei ole mitte naise mees energia. Kui me tihti ütleme, et yin on naisne ja yang on mees, me räägime energiate liikumisest, energiate olemisest, siis yin on pigem rahulik, rahunev, seisev energia ja yang on pigem siis aktiivne, tõusev, natuke isegi lõhkuv energia. Näiteks, kui praegu mina räägin siin teie ees, siis mina olen aktiivne, ma kogu räägin, mul nägu liigub, mul keha liigub, mina olen yang ehk aktiivne. Samas, kui sina mind praegu kuulad, siis sa ei saa samal ajal rääkida. Sa pead mind kuulama, kas istud või seisad või lamad või oled autoroolis, aga sa kuulad, sa oled yin ehk rahulik. Siis see energia vahetumine toimib. Kui sina samal ajal kargad, hüppad, karjud, sa ei kuule mind, sa ei pane mind tähele. See on tasakaalutus. Nii et väga lihtsalt, kodus on ka tähtis teada, et yin-yang energiat on tasakaalus. Ja et kui me räägime kodu, me loome selle pärast, kus ennast tasakaalustada, kus tunda ennast hästi, seega me vajame oma ellu juurde, kodu nagu on pesa ehk nagu yin, pesa ehk rahulikum. Väljaspool kodu on aktiivne elu, keerad väravast välja, lähed maja uksest välja ja hakkab möll pihta. Liiklus, trammid, töö, inimesed, närvisus, hästi palju on tähelepanu tõmbajaid ja see kõik on väga yang energias. Nii et kodu me loome eelkõige sellepärast, et me maha rahuneda, välja puhata, et ennast taastuda. Ka loom, kui tahab ennast välja puhata, tõmbab kerra. Ta ei maga üldjuhul oma ööd kusagil keset platsi, vaid otsib nurga või loob pesa heina sisse või teeb neile mõnusa turvalise koha. Nii et muidugi ka tänapäeval näha loomadele, et mõned loomad on tänapäeva energiast nii mõjutatud, et ka juba elavad täiesti keset suurt platsi ja imestavad, miks inimesest täiesti üle astuvad ja on pahased ja kurjad. Et tänapäeva maailm muutub üha enam aktiivsemaks, jangimaks. Meie tähelepanu kistakse laiali mitme asjaga, meil on raske keskenduda ühele asjale, et teha seda hästi. Seetõttu ongi vajalik selleks, et meie kodu oleks yinim ja tunneks ennast paremini hästi. Nii et kolmas punkt oli yin-yang. Esimene vastame meie vajadustele, teine vastame meie suurustele, kolmas olema yin-yang tasakaalus ja neljas punkt on see, et kodus on ruumid defineeritud oma funktsiooni järgi. Mis see tähendab? See tähendab seda, et nagu mul kunagi mu poeg, kes elas vahepeal Soomes, elas üürikortes, ja see oli kohutav, et ma magasin öösiti jalad kraanikausis. See näitab see, et mul on kõik, ta vist magas äratavasti elutoas, aga kuna kaasaegne elutuba tihtipeale on koos köögi ja söögitoaga, siis tema nimetas seda, et ta magas jalad kraanikausis. Temal see ei istunud, et magamist tahaks tema nagu eralduda. Vaadake, idamaales tihtipeale magamistuba nagu kaplausa, pannakse uks kinni, tehakse väikseks ruumiks, seitsma, eraldatakse ära. Aga kui mul on kõik nagu ühes ruumis sassima, samas ruumis, söön, elan, töötan, magan, teen süüa, kõik energiat on sassis, siis ka mul on raskusi oma elu defineerimisega.
millal ma teen tööd, millal ma nüüd puhkan, ma ei saa aru, kas mul on praegu puhkus, ma ei saa aru, kas ma praegu olen suhtes või ma arvan olevat suhtes või mul on mingi muu situatsioon mu elus. Me tahame aru saada oma elu defineeritusest, miks miskit teen, kus kohas, siis ma olen tulemuslikum. Olen näinud kodu, kus on vannituba keset elutuba. Ja see võib olla väga huvitav põnev mõnda aega, aga pikemas perioodis hakkab ta inimest hävitama, ta ei saa enam aru, mis ta pärast on, kas oma puhastuse aktsioon, näitamise aktsioon või pidude aktsioon või mingi muu tegevuskava. Nii et energiat ei saa väga segamini ka minna. Natuke alati ja natuke panna juurde on põnevus, on põnev, annab just särtsu juurde, aga pidev segamine tekitab elus totaalselt segadust. Ja seda ma kuulen praegu iga päev tihti, ma ei saa aru, mida ma tahan, ma ei saa aru, kuhu ma liigun, ma ei saa aru, kes ma olen. See on põhiline küsimus. Ma olen segaduses. Aidake mind. Mõnikord te tähelepanu seda pannud tähele, et kui te teete tööd ja teie töö ei suju ja te teete oma töölaua korda ja hakkab kohe töö sujuma. Te loete sinna mingi süsteemi. Panete paika ja hakkab töö palju paremini sujuma. Katsetage ja proovige. Järgmine punkt on siis, et inimene tahab oma kodus ja ka oma elus tunda ennast turvaliselt. See on inimese kaasa sündinud siis see vajadus tunda ennast kodus turvaliselt. Et keegi ta tagantpoolt ei ründa, nii-öelda. Ka vanasti olid kuningannadele olid suure sellise kõrged kraed, et ei ole võimalik giljotiniseerida nii-öelda inimest. Ta on kaitstud. Talurahvas oli ju paljas. Väga kerge oli teda nagu siis inimest haavata. Nii et tunda ennast turvaliselt ja see on hästi oluline just kodu magamiskoha paigutamisel ja ka istumiskohtade paigutamisel. Ja teine on siis see, et kontrollida informatsiooni liikumist oma elus, saada aru, kes kuhu läheb, mis mu elus parajasti on, kas on mingisugune muutus või ei ole muutust. Me tihtipeale magame muutuse maha, pidevalt ootab mingit informatsiooni teadet ja seetõttu oleme närviline, pinges, hirmunud ja segaduses. Et selline informatsiooni liikumine kohta väga hästi on see, kui on elutoas, on väga mõnus tugitool või diivan, mis astub seina ääres ja ma istun seal tugitoolis ja diivanis ja ma näen täpselt, kes tuleb koju, kes läheb kööki, kes kuhu liigub. Ma näen ka aknast välja, mis toimub ilmas, mis toimub naabrite juures või tänava peal. Siis see on tõeliselt hea kuninga koht teie peres, teie kodus. Ja siis viimane punkt on siis see, et kodu kindlasti peaks vastama ka inimeste energeetikale, siis mõttes, et kes on kuulnud Feng Shui, on selline teooria kui 5 stiihia teooria, tuli, maa, metall, vesi ja puu. Need on kõik väga erinevad, väga põnevad energiat ja kui ikkagi mina olen näiteks tuleaasta inimene, siis mina ei tunne ennast hästi oma vastandmärgi kodus. Et kui mina teeks endale hästi valge kodu, ma tunneks, et ma oleks elevant klaasipoes, ei tunneks mugavalt. Nii et kui me tuleb teie kodusse ka väga hea kodukujundaja ja ta teeb väga endast lähtuva kodukujunduse ja te ei ütle ühtegi sõna vahele, mis teile meeldib või ei meeldi, siis ta loob iseenda jaoks hea ja toreda väga moega kodu, aga kui tema ära läheb, vaata teie hakkama seal elama, ei tunne ennast hästi, siis te helistate Siretile, aga Siret, aitame midagi on lahti. Et alati tuleb öelda väga ausalt välja oma soovid, oma vajadused, oma eesmärgid ka teie tulevad kujundale. Kui mina lähen kliendi juurde, siis ma mängin mängu, et ma unustan iseend ära, et see Siret kaob ära, et nüüd ma lähen sinna ja olen siis see inimene, kes pärast seal kodus elab. Ma teen selle kindlaks kindlasti ja siis vaata, mis seda toetab. Mitte see peab mind toetavast. Mina käin seal korra külas, aga tema peab kodus elama veel kaua ja õnneliku ja edukat elu. Nii et see on need punktid. Vastama meie vajadustele, vastama leibkonna suurusele, olema yin-yang tasakaalus, olema defineeritud oma funktsiooni järgi, turvatunne ja informatsiooni liikumine ruumis ja vastama meie siis sellele 5 stihele, tuli, maa, metall, vesi, puu, energiale. Siis me tunneme ennast kodus hästi. Täna tahaksin natuke rääkida
viimase aasta tähelepanekutest kodudes, sest kuna minu üks töö osa on ka kodudes käimine, ma kutsun aeg-ajalt kodukäijaks sellepärast, ja ka uute projektide külastamine, väga palju on uusi projekte, uusi arendusi, kus inimesed otsivad oma kodu, et missugust trende ma näen uutes kodudes ja mida see võib kaasa tuua inimeste elus. Et sellest aru saada, siis natuke arutame sel teemal. Ja üks oluline asi on see, mida ma alati räägin inimestele, et me räägime energiast või tähelepanu suunamisest. Ka silmade pilk on ju, ma vaatan, kuhugile vaatan, sinna läheb ka pilt, sinna läheb ka energia. Olete nõus sellega? Kui ma astun oma kodusse sisse, teen oma kodu peaukse sisse, ma näen kohe midagi ebameeldivat, näiteks jalanõude hunnikud, no tuju läheb kohe halvaks. Ja ma olen terve õhtu paha, kurli tuju ja ma urisen oma lähedastega ja ma pole üldse meeldiv inimene. Kui ma teen oma kodukse lahti ja näen midagi tõeliselt meeldivat ja rõõmustavat, siis lähevad suunurgad üles. Ma olen kodus, ma tunnen ennast hästi. Nii et looge oma kodu sissepääs sellisena, mis tõstas teie suunurgad üles. See on tõesti mind vaimustab. Võtke abivahendid, pilt, värv, materjalid ja looge endale just selline tunne, mis teid toetab hästi. Aga mitte see, mis teile ei meeldi. Ma tean, et mulle see ei meeldi, kui ma kuulen, aga midagi ette ka ei võta. See on minu jaoks arusaamatu. Ma küsin, kui valus peab olema, et midagi ette võtta. Olen ka ühes kodus või ka paaris kodus teile niimoodi, et kuna olukord oli nii minu jaoks kriitiline, et ma võtsin kätte, lihtsalt koristasin selle esiku ära siis ja näitasin ka nii on võimalik elada. Kuigi Feng Shui ei jälgi inimese koristamise või puhtuse astet, tema jälgib ikkagi energia liikumist. Ma olen aeg-ajalt öelnud naljaga pooleks, et kui veel tolmurull liigub ruumis, on kõik veel hästi. Energiad liiguvad. Aga kui enam ei liigu, et on kittinud, on halb energia. Energia jääb seisma. Et energia ei tohi kodus seisma jääda. See paneb meie tervise seisma, paneb suhted seisma, paneb tööõnne seisma ja me jääme kinni. Ja siin on üks näide selle kohta ka, mida ma olen avastanud, nüüd praegu on hästi kuum ka muidugi jõues, inimene vanemalt tööle, ta jätab kohe kaardina ette, et võib-olla mitte oma kodu ruumi seest mitte üle valgustada, aga tegelikult energia ei pääse aknast kaudu liikuma sisse välja ja kodu jääb energiapuudusesse. Nii et see on asi, mis ei ole tegelikult hea. Tuleks ikkagi lahti teha see kaardi tõmmata päevaks eest ära ja õhtul uuesti ette panna. Nii, pange siis õhuga kaardin ette, aga mitte paks kaardin ette, mis hoiab kõik kinni energiat. Mis on siis kodude puhul ma näen praegu probleem number 1? Number 1 on siis see, et ma lähen kliendi juurde ja ma ei leia kodu ülesse. Me peidame ära peauksed, me näeme kõigepealt garaaži, ma näen ilmatud suur klaas seina, või isegi tihtipeale eesaed on ära kas kividega ära tehtud või on kuidagi, ma ei saa aru, kuhu tee viib. Et muidu teerada võiks viia mind ka peaukse juurde. Kui peauks ei ole nähtav, ma näen kõike muud enam peaukse leidmiseks või ka värava leidmiseks, ma pean nägema vaeva, siis teie kodu on energia puuduses. Energia on laisk, ta läheb sinna, kus on kõige kiirem ja lühem maa minna ja astub siis sinna sisse, läheb sinna enam. Ma olen leidnud niimoodi, ma olen jõudnud klienti otsidest naabrite ukseni, ma olen jõudnud selle kodu hoopis taha värava juurde, aga mitte peavärava juurde, peavärav, peauks, mitte garaaži värav, garaaži uks ei ole esmatähtis. Kui ma näen ainult selle kodus garaaži ust ja midagi muud ei näegi, elavad selles kodus ainult hästi autod. Selles kodus on siis see jumal, on siis see tehnika ja inimsuhted võivad tihtipeale väga halvad olla. Nii et me treenime ennalt seda, et me kasutame oma kodu peaust. Õnnelikult on tihtipeale need kodud, kus siis lapsed käivad hommikuti kooli, õhtul lõunal koolist koju, nemad kasutavad kodu peaust, siis kodu peauks on tegevuses. Ärge jätke kodu ust kinni, et keegi sealt kaudu ei liiguks. Pange see ikkagi tööle, tehke trend. Mul on päris palju viimastel aastatel kliente, kes on loobunud sellest garaaži ja elutoa vahelisest uksest, et pole raske tulla garaaži peauksest välja ja minna kodu peaukse juurde. Muidu ma muutun laisaks. Tehke selline väike serv, et märjaks ei saa, kui häirib, pole enam harjunud õues käima, auto inimene. Kas ei jäänud treenitav, võin teile öelda, kõik on elus treenitav, et ka harjute õues käima iga ilmaga. Nii et jah, et väga tähele panna siis, et kodu peauks on nähtav. Ma olen leidnud väga uhkeid villasid, suuri maju ja ma ei suuda ust leida.
Mis on veel, mida ma olen tähele pannud, et üldjuhul uutes rajoonides tehakse ikkagi niimoodi, et pannakse paika normid, kuidas peaksid majad tegema välja. See tundub, et see on ahistav ja nõme ja nii edasi, aga samas on see ka hea, et siis nagu jääb see energeetika jääb suhteliselt sarnaseks, natuke mängitakse. Mul on olnud kodu, kus oli hiljuti, kus oli probleem sellega, et nagu nad tunnevad, nad suruti seal, et kõik asjad ebaõnnestuvad. Miks? Sest nemad olid ühekordses majas, aga ümberringi olid kahekordsed kõrged majad, mis tegelikult nii-öelda astusid talle pähe. Nad surusid selle inimese, selle maja elanike energia alla. Teha kas või siis 1,5-kordne maja, kui tahate kahekordset maja või tõsta tema vundamenti kõrgemale, et anda uhkust juurde, väärtuslikust juurde, aga just see, et ka sa paned oma väga kalli villa kusagile odavate majade vahele, siis langeb ka teie kalli villa hind ja väärtuslikkus. Mitte ei muutu teie ilusamaks, uhkemaks, vastupidi, just ka teie hind ja väärtuslikkus muutub. Teine trend, mis on sel aastal toimunud, viimase aastaga toimunud ja ma ei saa öelda, et see on halb või hea, aga see nagu omapära on see, et hoonete siseruumid muutud aina väiksemaks. Laste tubade klassikaline suurus on 7–10 ruutu. Rohkem ei ole. Kuna kaasanda laps eritena väljas ei käi, oma hoovis ei mängi, istub ainult arvutis või istub ainult oma nutitelefonis, siis ta pole rohkem ruumi vaja põhimõtteliselt. Aga kui lapsel pole kohta, kus mängida, siis tekib nagu tunne, et kus ta siis mängib, et ta võiks eraldi olla mängutuba, täiesti eraldi olla väikelastele. Näiteks üks on magamistuba lastel, teine on mängutuba, et oleks energia liikumis sees. Et tegelikult on nagu siseruumid muutunud hästi väikseks. Kööginurk lükatakse nagu vagunisse, pannakse kõik köögi, uste tahad kööki, ei saa arvutada köögis, uste taga peidus. Nii et, aga selle arvelt kasvab suuremaks verandade ja terrasside osakaal siis. On väga, kuna iga aasta läheb paremaks lähevad klaasisüsteemid, et on siis juba üleni klaasist kaetud verandad, on poolklaasitud verandad või terrassid, on avatud terrassid ja tihtipeale on juba terrasside ala palju suurem kui maja põhjapindala. Et ma arvan, kui meil on kogu aeg soe kliima, on see päris tore, aga nagu mina olen tähele pannud, et meil on siiski ka aprillist septembrini nii ilus on valgem aeg ja pärast tuleb pimedam aeg, et me oleme väga palju ka toas, istume toas, et see on kahe otsaga asi, kuigi mina väga armastan neid terrasse ja terrassidel olla, siis, et kui see terrass on ka väga klaasitud kindlalt ja soojalt ja soojendusaparaadid sees, saab seal olla ka isegi jõule, nii-öelda juba kaunistada ruumi ära, neid ruume. See on näha, et see on kaasne trend. Feng Shui ei ütle selle kohta halb ega hea. Aga ta ütleb seda, et yin-ruume jääb vähemaks, yang-ruume jääb suuremaks, sest klaasitud pind ei hoia mitte ühtegi energiat enda sees. Ta on sarnane akvaariumiga, energia lihtsalt lipsab teie kodunt läbi ja kaob ära kaugusesse. Võtab veel teie koduenergia, teie pereenergia enda kaasa ja viib selle ära. Nii et seetõttu on nagu siin tekib väike niisugune vaakum, me võime jääda, et yin-energiast veel puudujääk. Need kodud ei aita hoida koos suhteid, ei aita koos hoida ka laste tegemist, ei aita, laste saamist ei aita. Nii et võib täiesti see trend olla. Mis on veel uued trendid, mida me näeme siin, et majad on muutunud kitsaks ja kõrgeks. Ma nimetan, et on olnud uus stiil, ilma katuse räästateta kirikustiil, et kuna me ajame hästi kõrgeks andlatud, tahame kindlasti, ma olen siin järjest mitu klienti, avatus, et läbi 2 korruse avatud olgu meie elutuba. Ja, elutuba on meie kodu kõige aktiivsem ruum, kõige jangim ruum. See võib tõepoolest olla läbi 2 korruse avatud ja kõik see on väga hea, aga köök on meie tervisekeskus. Söögituba on meie suhtlemise arengukoht ja see ei taha liiga energiat. Seega, et ma nägin, olen kodusikus tehaksegi nii, et on kõik avatud ruum, on elutuba, söögituba ja köök on koos ja siis köögi ja siis söögitoa kohal on madalamlagi, nagu normaalkõrgusega võib-olla 3-meetrine, 2,5–3-meetrine, aga siis elutoa osas on siis väga kõrge läbi 2 korruse, miks mitte, see on hea versioon. Aga halvem versioon on see, kui ka köök ja söögituba kõik on läbi 2 korruse avatud. Siis see kaob ära tervis. Me võtame vähenda oma pere tervislikku heaolu ja suhete heaolu.
see on üks see, mis kohe võib tuua meile probleeme. Nii et mõelge selle peale, mis ruumi avada, mis mitte. Teine asi on see, et üha enam tekib moodi see, et ei ole moes enam esikuid. Esiku energia on väga sarnane mõistete puhul nii-öelda selle eesringte energiaga. Ta kogub kokku selle kiiresti liikuva energia, rahustab selle maha ja kutsub siis ilusasti ahvatlevast peauksest sisse. No kujutame ette, et meie kodus on ilus ahvatlev peauks, et see on kohe kõigile märgatav. Kas kortermajas on number olemas ilusasti ja eramajas on ka näha aadress, kus see maja asub ja uks on ikka nähtav ja ilus, domineerib, mitte jälle peidus kusagil nuka taga. Ja siis ma astun sisse sellest uksest ja mul on kohe pikk, kitsas koridor. Selle koridori ühte serva pannakse nii-öelda siis, pannakse need lükandustega lükatavad siis garderoobikapid. Ja siis see pikk koridor, mis nagu kanalina tõmbab selle energia hästi kiiresti, sest tava peaks asuma siis elutuba, aga kuna meil elutoas on terve sein klaas ja mina, kui ma avan peaukse, ma ei märka muud kui pikka koridori, mis viib mind otse klaasist välja taha õue. Kui see on ilus õu, kui see on ilus hoovis, enamasti on see tegelikult tänavale, teine maja tuleb vastas, naabermaja on vastas või midagi muud on vastas. Et see ei toimi, see ei tööta. Seda kohta ütleb Feng Shui kohe, et see on draakoni silm. Mõni ka kurjem ütleb, et draakoni surm. Teie kodu hea energia viiakse kohe teie majast välja. Ta ei jõuagi teie koju. Seega, kui on ees on esik, väike, kas väga neljakandil esik, ta aitab energiat koonduda ja siis ma tahan kui minna ja siis ma hakkas märkama esimese asjana kohe elutuba. Mis ma veel olen tähelepanud uued trendid, mida me küll aegalt oleme ka ümber tõstnud siin oma klientidega, et ei ole nagu kodumajale ehitades, ei ole nagu tänava poole mitte ühtegi akentega ust, sinna poole jääb tihti peale saun, WC, garderoobid, võib-olla mingi esiku osa, kui on esik olemas, aga ei ole nagu ühtegi, et kui ma olen kodus, tegutsen oma elutoas, köögis ja ma ei teagi üldse, mis maailmas toimub. Me võtame ära endalt võimalust Feng Shui kohta. Vaadake vana eestades ka, et ta istus köögis. Köögis oli vana eestlase kõige enam aktiivsem koht. Selle kui oli köök elutuba, nii võib öelda. Sest oli seal pidev tegevus, tehti süüa, suheldi, räägiti, aeti kõik asjad korda, et köögist ta nägi ka, mis toimub tänaval. Mis toimub küla tänaval, kes tuleb majale ligi, kes läheb mööda, aga meil praegu on paneb anda ennast kinni. Garaaž asub eespool, aga mitte elumaja. Ma ei näe enam kodust välja. Ma oleme pidanud tõstma päris palju ringi kasvi, seegi, et tõstame köögiakna ettepoole, et ma näen iga, kes läheneb minu majale. Kes läheb majast mööda, siis ma tekitan võimaluse, et head energiat, head pakkumised, uued ideed, öelgas veel lotovõit, kui muud pole, et see jõuab ka minuni. Et ma ei võta, me peame olema siis kontaktis ka muu maailmaga. Me ei pea sellest olema läbi imbunud ja ära hirmutatud. Aga me peame teadma, et praegu on näiteks see aasta, see kuu ja see päev ja praegu on suvi ja praegu on sügis, et ma olen sellega kooskõlas. Et praegu on müügiaeg ja praegu on ostuaeg ja nii edasi. Nii et olla kontaktis, aga mitte sellest sõltuda, on minust esimene mõte. Ja mul on olnud päris toredad projekte, nii-öelda Feng Shui projekte, kus siis on arvestatud väga sellega, et vähemalt köögist nähakse tänavale ja siis on nagu ka kontakt olemas, sest me veedame päris palju aega oma kööginurgas või köögis siiski. Ja siis või mõnel on ka elutuba jäänud sinna või söögitanurk jäänud sinna, aga enamasti jääb meil elutuba siiski meie siseaeda, sest sealt oleks ka mõnus astuda siis terrassidele või siis ise hoovi, sest hea Feng Shui ütleb seda, et kui mina sedan oma kodus elutoas ja siis minu aed pikeneb sinna ka minu elutuba, pikeneb sinna ka minu köök, pikeneb aedaga minu siis magamisnurk ehk puhkenurk ka, puhketsoon ka, kust igaüks mind ei näe. Selline koht, kas teie aias olemas koht, kus teid igaüks ei näe. Saate seal mõnult puhata, kui vaja ka paljalt täevitada.
Nii et enamasti ma käin koduaedades, on ainult suur muru ja avatud kõik, et oleks lihtsam sellel robotniidukil niita. Kohta, kus varjuda minu koduaias enam ei ole. Siis see on väga halb feng shui, see on liiga young aed, ei tekib pesaefekti üldsegi. Nii et on siis põhiprobleem on see, et me ei leia üles väravat, me ei leia üles peaust, puudub esik, on pikk kitsas koridor ja et maja väliskülge ei jää ühte kanket, mille kaudu saada informatsiooni väljast. Te ei pea kuulama uudiseid, ei pea kogu uudiseid, vaadake korraks välja, saate teada köögiaknast, mis vaadab tänavale, saate kohe teada õhust informatsiooni, mis on teie jaoks just praegusel hetkel vajalik. Sest universum annab kõigile üheaegselt hästi palju võimalusi, ideid ja oskusi. Küsimus on see, kas ma hakkan seda kasutama või mitte. Ma võin pärast öelda, jah, et ta oli õiges kohas. Tal oli hea võimalus, ta märkas seda. Meil kõik on olemas see võimalus, et seda märgata. Aga me ei märka, sest me oleme ennast kinni müürinud. Jah, ma olen kuulnud ka inimeste käest arvamust, et aga ma ei tahagi, ma tulen koju, ma panen ennast kinni, panen ennast pessa, ma ei tahagi mitte midagi näha ja kuulda. Võib-olla see töötab mõnda aega tõesti. Äkki ma olen niivõrd oma väljaspool maailmast niivõrd ennast üle töötanud, ära väsitanud, ära kurnanud, ära hirmutanud, et ma vajan kodus sellist täiesti kinnist pesad, kus mitte midagi näha. Et see võib mõnda aega päris hästi töötada, aga ma pean tulema ka välja uuesti ja hakkama elama oma elu, igapäevast elu. Nii et seetõttu see, kui ma ehitan kodu pikkadeks aastateks, siis ei ole selline olukord jätkusuutlik. Võib-olla kui ma lähen pensionile ja tahan täiesti jääda oma mullis. Et isegi see võib mõjuda see, et näiteks, et on üks näite, aga huvitav näite, et kodu ukse avamine. Kui mul tuleb ütleme, mina olen praegu peauks, vaatan peauksest välja tänava suunas ja minu värav jääb minust siis vasakule poole ja kui mu uks siis peaks avanema niimoodi, et ma näen kohe uksest, kes tuleb väravast, saate aru, siis see on hea energia liikumine. Võtame uuesti ette, mina olen oma koduukse peal, koduuks on alguses kinni, aga mul värav tuleb siis vasakult poolt, ma avan oma koduukse ja ma näen, mis tuleb siis sealt sisse. Mitte vastupidi, et mul on küll värav vasakul pool, aga minu koduuks avaneb tees suunas ja ma ei näe, mis tuleb väravalt. Ma pean välja astuma, piiluma, vaatama, mis tuleb minu kodu suunas. Vaata, isegi ukse avamispoolsus võib avaldada mõju, et saada kätte häid võimalusi oma elus. Et pange seda tähele. Et ka ukse avamine on hästi oluline, kui ta kaastab, ma sain selle asja kätte odavalt, ma sain, panin vahet, pole, mis pidi ette. Ei, asjal on alati mõte. Miks miski on? Aga koduuks, mida te kõigepealt näete? Kuhu läheb teie pilk? Sinna läheb ka energia. Sinna läheb ka tähelepanu. Ja see on tähtis. Nii et see koduukse asukoht ja paiknemine majas, koduukse avamine, kui ma lähen ja näen kohe läbi klaasseina majast välja, paneb energiat teie kodust välja, see on draakoni sõlm, teie kodust pole energiat. Uute korterite puhul on nagu uus trend tekkinud, mis tegelikult tekitab samuti probleeme. Ma avan oma kodukorteri ukse ja ma näen kohe köögitööpinda ja kohe köögitööpinna otsas on ka nii-öelda aken. Et ma põhimõtteliselt näen aknast välja, et inimene, kes teeb köögis siis süüa, valmistab hästi meditatiivse tegevusega, teeb süüa, teeb kodupea oma pereliikmetele tervis, siis kui keegi avab peaukse, saab tema löögi, löökleb temast läbi aknast välja ja samuti on siis selle kodusöök või viib ära sellest kodusöögist tervendava ehk toetava energia. Köök tahab olla pesas, tunda ennast hästi. Et me hakkame mõtlema, olen pärast mitu klienti hakanud mõtlema, kuidas saaks sinna ette mingi väikese seina teha, et energia kohe liiguks mul aknast välja. Et ka akende paigutuse asetus on hästi oluline. Et see on niisugune asi, tasub, sest kui ikkagi ma astun sisse ja energia läheb kohe kööki, siis tegelikult on meil terviseprobleemid. Ärme seda endale tekita. Mida ma veel näinud olen, seda veel enamasti korterite puhul, aga olen näinud ka Soomes majade puhul sellist trendi, et ma avan oma korteriukse või siis ka maja peaukse ja ma näen kohe magamistoa voodit.
või ma lähenen oma majale, kodumajale ja esimene asi, mida ma ei leia mitte peaust ülesse, ma näen kohe magamistoa akent ja ma näen kohe voodit. Magamine on kõige jinnim tegevus ehk kõige rahulikum tegevus. See ei vaja tantsu, see ei vaja möllu. Ma olen näinud kodusid, kus on 3 igas suunas on aken ja ma küsin, miks ütleb arhitekt, soovitas, et vaade. Ma küsingi, et mida te vaatate öösel? Küsimus teile, mida te vaatate öösiti? Kui palju te üldse viibite päisel ajal magamistoas, et vaadata vaateid? Me vaatame öösel und parimal juhul ja kui ma tahan näha vaateid, siis ma hommikul hakkan üles ja vaatan seda 1 aknast seda vaadet, mitte ei vaata seda 3 aknast seda vaadet. Nii et magamistubade trendid on päris keerulised. Need peaks täiesti eraldi vaatama, mida ma olen näinud kodudes, nüüd just uutes kodudes ja ka pakkumistes ja ideedes ja mida ma tõepoolest ei soovita. Et ma otsin siit välja ka ühe pildi. Nii, korra siis vaatame. Nii, üks hetk, ma kohe otsin teile magamistoa pildi. Nii. Ja vaatame korra siis magamistuba, sest see on minu arust kõige problemaatilisem koht meie kodus. Nii, magamistuba. See on, mis meil see põhiline on praegu? Siin on tegelikult päris huvitav lahendus leitud, et magamistoa garderoobi kapp jääb tegelikult siis voodi taha, voodi peatsi taha. Miks mitte? Sest see on hea koht, kus ära panna, teha mingi huvitav seinafragment ja keegi teine sinna taha ei lähe. On päris hea idee, kus panna garderoob oma magamistoas. Aga on aga üks aga, mida ma näen tihti peale, et sinna garderoobis saab minna veel vannituppa. Okei. Kui see on selle magamistoa vannituba ja keegi teine mujal sa sisse ei saa, siis see on väga hea. Siis minu magamistoale kuulub garderoob ja ka vannituba. Aga ma näen tihti peale, et on jätud ka vannituppa veel üks uks, mis läheb esikust. Seega, see nõrgestab kohe magamistoas elavate inimeste elukvaliteeti. Neil võetakse ära jõud ja juhtpositsioon. Ja keegi saab tagantpoolt äärest läbi vannitoa ja garderoobi tulla nende juurde. See ei ole hea. Seega, kui on minu magamistuba, peamine magamistuba, kus ma jään üksinda või oma partneriga ja kui mul on oma garderoob, kas minu toa sees või lausa eraldi ruumina või minu oma vannituba või oma saun, miks mitte, aga mitte keegi mujalt sinna sisse ei saa. Siis see on feng shui järgi väga hea. Kui aga vannituppa või garderoobi saab ka mujalt sisse, mida ma tihti peale näen, siis see on üks nõrgemaid variante magamistoa suhtes. See võtab ära inimestel elujõu, elutahte. Ja väga raske on planeerida tulevikku, kus sinu elu vundament on nõrk. Nii et see on üks peamise probleeme. Mis on siis veel, mida ma näeme siis aegalt, et aknaid pannakse absoluutselt igale poole. Aknad pannakse peatsisse. Peatsis ei pea olema aken. Aken on see, et kui ma tahan ka välja vaadata, ma ei vaata üle oma pea aknast välja. Mul on inimesed hakanud aknad kinni ehitama, kui nad panevad sinna riiuleid ja panevad isegi seinamaterjali ette pandud ja vitraaž, et häirib, inimese häirib, panevad kogu midagi ette. Me ei näe sealt aknast välja. Aken on nii, kui ma olen voodis pikali. Kas ma näen, siis vaatan paremale, vaatan vasakule, ma vaatan aknast välja. See praegu võtab jõu ära, võtab energia ära, vähendab tervise energiat inimeste kehas magades. Siin on näha üks magamistuba praegu, kus on siis terve seina klaasaken, et okei, terve seina klaasaken, aga samas ka uks, elutuppa lükanduks on klaasaken. Ma ei saa aru, mis peab nägema elutoast, kuidas ma magan. Et see magamistoa versioon on hästi nõrk. Lükanduks, kui selline asi on väga okei, aga see peaks olema läbipaistmatu. Antud magamistoa pool oligi siis see, et siin on olemas ka garderoob, kus sai minna magamistoas kui ka esikust. Oli veel vannituba, kus ei tulla veel esikust ja ka garderoobist ja magamistoast. Ühesõnaga, seal oli magamistoal osas siis 7 auku, nii et nagu siis sõela põhi, energia voolab kõik välja ja ei toota inimeste magamist. Nii et magamistoa tuba meie pesa tunda ennast hästi.
Ja mis on ma veel tihtipeale magamistoas näen? Magamistuba ei tohi kõlada. Võtta käte plaks, kui see kõlab, siis ta on liiga young, liiga aktiivne. See tekitab siis, kui on liiga palju klaasi. Võime Jarmastaga üldse panna tapeeti, teeme värvitud seinu. Praegused moetrendid viitavad hästi palju puidu kasutamisele. Kuna tulemus on veeelemendi aastad ja puuelemendi aastad, siis puit läheb üha enam moodi ja puit on seega, mis asendab nii-öelda siis tapeeti ja muudab kodu jinnimaks, rahustab energia maha. Igaühele ei proogi puit sobida ja meeldida ja igasse ruumi või majja pruugida ka sobida, et sellega kas siis kombineerida tapeediga. Tapeet võtab ka, rahustab energiaid maha, aga selles magamistoas on hästi huvitavalt siis nagu tehtud puiduliistudest mustreid, mis hoiab väga hästi, vähendab liiga kiiret, jangi, aktiivset energiat ja seetõttu vähendab siis selle klaaside liiga aktiivset mõju. Et see on nagu 5+, aga alati see toimib, sest klaasipinda ei pea olema magamistoas liiga palju. Mis veel on magamistoas on üks viga, mida ma näen tihtipeale. Magatakse jalad aknast välja. Kuidas vana eestlane ütles? Ütles niimoodi, et ainult surnud viiakse jalad ees ruumist välja. Seega ma annan öösiti magades oma energiat läbi taldade välja ja see läheb ruumist välja. Teine asi on ka see, kui magan nii pidi, et ma jalad on aknast välja, siis üldjuhul ma ei maga jalgade suunaga oma kodu sisse. Ja seda inimest ei huvita tema koduga seonduv, tema perega seonduv, tema pereasjad. Seda hakkab tõmbama hoopistükkis, kõik see on väljaspool kodu. Trennid, töö, hobi, lõbuelu ja muu aktiivne elu, mitte ainult tema kodu süda. Seega on mõistlik magada jalad siis mingi ruumi suunas, mitte akna suunas, mingi seina suunas. Ja teine asi, mis siin on praegu pildi peal näha, on tegelikult probleem on see, meie voodi peats on üks tähtsamaid asju meie elus. See hoiab suhet, see annab sulle väärtus. See on sama asi, mis mul kuningal on siis see võimas, siis see krae on siis kleidil. Me kanname salli 5 kihti ümber oma kaela, me toetame oma, kaitseme oma kaela. See annab mulle julgust, professionaalsust ja oskust. Nii et magamistoas peats on väga-väga vajalik ja see annab mulle turvatunde ka. Nii et järge kunagi pange pilti oma pead sisse, te ei näe seda pilti. Selline pilt on mõeldud ainult kellelegi võõrale nägemiseks, kes tuleb magamistuppa, aga magamistoas ei käi ju võõrad. Pange alati pilt magamistoas sinna seina, kui te voodis pikali, et te näete seda hästi. See teid rõõmustab, annab teile head mõtted, annab teile hea une. Siis see töötab. Ja pigem see sein, mis jääb teie voodi pead sisse, võiks olla siis mingi kas huvitav tapeet, põnev siis puidu mingisugune tehnika ja praegu ongi moest lausa tehakse niisuguseid ütleme siis kõla vähendavaid niisuguseid nagu plaate, mis näevad välja nagu modernne kunst. Seda on ka pakutakse ka Eestis ja see tõesti võtab ära liiga kõlavalt kajavate ruumide niisugused rahustab energiat maha. Pange selline seinamaterjal, tehke selline põnev seina niisugune struktuurne pind, looge kohe alguses ja teil on kohe palju parem magamistuba. Et magamistoas me tegelikult ärkvel olles viibime suhteliselt lühikest aega. Me viibime palju magades, ma loodan, või muid mõnutegevusi tehes, aga mitte me istu päev läbi magamistoas, ma arvan, et me oleme selle mujal ikkagi. Nii et ta on ikkagi jätkuvalt on siis trend selle peale ikkagi, et meil pole enam vooditele peatsid. On veel üks soovitus, kui tahate toetada oma suhet, siis palun mõlemale voodi kõrval ikkagi kas lauake või mingi kapikene või ma ei tea, lamp või mingi sarnased esemed, et üks hakkaks teisele domineerima. Ja kui teiega pole praegu suhet, aga te tahate oma ellu suhet, siis kasutage kindlasti magamistoa voodites alati paarisarvpatju, 2, 4, 6, 8, kuidas te soov on. Ja kindlasti võrdselt ühesuguseid voodi, siis neid kappe või mingid toole. Ja magage alati kindlasti siis valige kumb pool, kas parem või vasak. Mitte nii, et täna ma olen paremal pool, homme olen vasaku pool ja ööle me magame üldse ristipõiki voodis. Siis universum ei saa aru, kas te soovite oma ellu suhet. Nii et väiksed nipid ja muidugi voodi peats.
voodipead, mis on ühes tükis. Kas ta on kandiline, kas ta on kaarega, see on maitse küsimus, kas ta on puidust, kas ta on siis nahaga kaetud või kangaga kaetud, on jälle maitse küsimus, aga see hoiab suhet koos. On veel üks nüanss, mis hoiab suhet koos hoidjal, see on madrats, et peaks olema ühtne madrats. Tihtipeale meil on väga suured madratsid, koosnevad kahest eraldi madratid, see 2 egot asuvad voodis, aga me paneme peale ühtse õhukese selle kattemadratsi, see on ühes tükis ja see aitab suhet koos hoida. Miks mitte, et päris toredad ideed, kui on võimalik neid teha. Ja siin on üks väga kehv näide magamistoas, kus on siis lausa aken maast laeni. Muide võin teile öelda, hallo, et valgus tuleb ülevalt mitte alt ja kui tal on aken maast laenist, teeb põranda mustus, paistab väga hästi silma. Eriti kui see on esikus, see on päris kahju kohe inimestest. Nii et ma lähenen kodule, ma näen kõigepealt magamistuba, mis seal löögel, ütleb ka klassikaline arhitektuur, sisekujundus, magamistuba peaks asuma kodu peauksest võimalikult kaugel, mitte pole esimene ruum, kui ma sisse astun. Magamistuba, mis jääb liiga siis selle peaukse juurde, liiga ette, lõhub suhte. Ja seda me keegi kindlasti ei soovi. Nii, ja siin on veel üks väga toredad, 2 toredat pilti on need klaasist magamistoad, kus muud põlevad need klaasid ja just on see tore, kui on läbi 2 korruse avatud elutuba ja siis on tehtud sinna veel magamistoast on siis 2 akent välisseina ja 1 terve sein akent elutuppa. Tekib küsimus, mida ma kontrollin elutoast öösiti. Ja ühes siis seinas on uks, nii et pole mitte ühtegi seina, kuhu panna voodit. Minu käest tihti küsitakse, palun aidake leida magamistoas koht voodi jaoks. Mul ei ole kohta, ma olen igas seinas aken. Magamise ajal me ei vaata vaateid, nii et magamistoas on 1 aken täiesti piisav, et ei peakski neid rohkem olema. Nii et magamistuba on üks väga oluline ruum meie elus. Ta on oluline ruum, sest ta hoiab koos suhet esiteks. Teiseks, ta aitab meil taastuda igapäevasest tegevustest. Et hoidke ikkagi magamistuba paigas. Magamistoas on siis voodi vajab kindlasti peatsit, et olla turvaline, kindel, et suhe tuleb ka siis, kui mul suhet veel ei ole, kui ma tahan oma elu suhet, on ju nii. Kui me elame kusagil suvekodu või kui meil on kusagil hotellid, kus me aeg-ajalt ööbime, võib kõike proovida, kõike lõpetada. See on aeg-ajalt on teistsugune energia, aga me räägime pikaajalist elamisest, kus ma pean taastuma, tundma ennast hästi ja looma oma tulevikku iga päev, siis see kindlasti toetaks meie enda energiat. Ja muidugi, mis on magamistoa puhul oluline see, millest täna pikemalt ei rääginud pole, aga ei räägi, on siis need 5 stihjad, tuli, maa, metall, vesi ja puu. Magamistoa sisekujundus peab väljendama nii naist kui meest. Mul on olnud olukordi, kus kutsutakse mind kiiresti appi, sest mees läks ära hommikul, et tehke midagi ja ma näen magamistoas ainult, kuna naine on tavaliselt oma kodu nii-öelda looja ja autor, naise energiat, et pole üldse arvestatud mehe energiatega ja Feng Shui on selline postulaat, sarnane tõmbab sarnast. Kui minu kodus mitte miski mind ei tõmba, aga mujal mind midagi tõmbab, siis tõmbab see mind siit ära. Nii et ärge seda siis tahke. Kaasake oma kallid kaasad oma kodu loomingusse, oma kodu loomisesse. See on täiesti võimalik, võin teile öelda. Nii et isegi ma looli lapsi, kaasake oma kindlasti, kui laps ise on oma ruumi autor, teie teataval suunamisel rahas mõttes, siis ta on tal ruumis väga hästi, ta ei hakka ringi hulkuma, ta naudib oma kodu ja tunneb ennast hästi, on terve ja on õpihimuline. Nii et võib olla nii, et laps tahab musta tuba, te ei taha seda tubada. Võin teile öelda, et tubake seda talle, see on hetkel vajalik, aga tuba saab alati värvikammat muuta, ta leiab ise enda üles, tahab värvikammat muuta, miks mitte, sest meie oma kodu tuleks muuta, parendada, uuendada vähemalt iga 7 aasta
tagant. Õnneks me teeme igal aastal väikese muudatusi, ma loodan. Isegi kui mingid ei muuda nii-öelda värvikammat, me vähemalt toome sisse jõulukaunistused ja munade pühakaunistused ja suvel muudame energeetikat teistsuguseks ja et me teeme ikka midagi. Naisterahvad, kes väga armastavad kodu pidalt ringi tõsta, ümber tõsta, on tegelikult päris hea. Aga sellegipoolest, et tasub kodu uuendada vähemalt iga 7 aasta tagant. Ma olen päris palju näinud neid olukordi, kus inimesed ei muuda kodu üldse, energia, nende elu nii-öelda hääbub ära. Sest midagi viga pole, aga nad hääbuvad ära, surevad enneaegselt. Et seda ei ole mõtet teha. Laste tuba võib isegi tihedamini muuta, sest laps muutub ju kogu aeg. Ma näen tihtipeale probleeme sellega, et on lapse tuba, laps vihkab kodu, hakkab ringi hulkuma, ei tule koju enam, sest lapse tuba on niisugune roosad, sinised mõmmid seinas. Ma küsin, kui vana ta laps on? 13-aastane poiss. Miks peaks tahtma olla 13-aastane poiss roosadega mõmmidega või toas? Ei taha, see ei vasta tema energeetikale. Küsige noore inimese käest. Laps on väga tark. Küsige noore inimese käest, mida ta tahab, mida tema soovib. Ja siis saab see kodu just talle vastavaks. Järge kartlega panna need plakateid välja, mingid toredad välja, sellepärast, et kui ma olen jalgpalli huviline, pangu need jalgpalluri pilte välja, joonistage seina peale pilte. Praegu on väga päris palju noori inimesi, kes õpivad kunsti või kes tegelevad kunstiga ja nõus tasuta väikese raha eest joonistama seintele kappavaid hobuseid ja jalgpallureid ja panna plakateid seina. Ma olen rääkinud, et jube lihtne on üle värvida, kui miski meeldi. Nii. Alati saab muuta ja see ei ole üldsegi raske ja see pole ka kallis tegevus. Palju kallim on vannitoa ümberehitus ja köögitehnika ümberehitus, see on palju-palju kallim kui väike värviline remont oma kodus teha sügisel enne uue õppeaasta või kooliaasta või hooaja algust. Nii et kutsun üles kindlasti ennast ka kodu vaatama uuendusi tegema ja kodu natukene muutma. Nii et sellised on oluline see, et meie põhiline on see, et siis uuesti kordame üle sissepääsud, mida ma näen, sellega on probleem, alati juba väravast, et sissepääsud on kergesti leitavad, äratuntavad, tooge need esile, olge uhked üle, et kui ma astun, kui ukse avan, see üles leian, kuhu läheb pilk, mida ma näen. Esik on alati hea, ärge minge ainult selle pika koridori peale, et on pikk koridor, mis tõmbab nagu tuulekanal teie energia kohe taha ruumi ja enamasti ma näen, et ukse vastas on aken ka aknast välja. Et vaadake, et ei pea olema uksed, 2 ust vastakuti, peauks ja tagumine uks, pange natukene nihkesse, et tunda ennast paremini. Et mängige, vaadake üle, kui te oma maja loote, kuidas midagi parandada. Annab alati midagi parandada. Vaadake, et garaaž teie kodus ei drooni. Kas ta on majaga samal tasapinnal või on tsipake tagapool. Teie peauks tuleb esile, sest teie olete oma elu rolli tähtsamad inimesed. Väärtustage iseennast, mitte oma autot kogu aeg. On ka minu trend läinud uut moodi, et ehitas küll garaaž oma maja külge, aga garaaž enamasti on panipaik. Ja see ei ole üldsegi paha, sest panipaika saame vaja, pidevalt probleemid, meil pole panipaiku. Mis on veel? Kui tagate uut kaja ehitama, mul tuuakse uued plaanid näha alati ja ma küsin, teil on 2 last, meil on 4 aasta aega, kus on garderoobid ja kus on koduhoid. Koduhoid on muide, ma just vaatan neid viimaste Soomes messidele on näha, see on palju uhkem ruum kui köök. Seal on kõik tehnoloogiline pool, kõik see on sinna viidud, seal on hästi kappidega silustud, sinna viiakse tihtipeale kõik rätikud, käterätikud, köögerätikud ja laud, linad, isegi voodilinad, nii et voodipesu on kõik sinna ära, see on suured ruumid, mis paigutavad ära, seal on mustpesu, seal on triikimiskohad, et väga hästi kujundatud ruumid ja väga suured ruumid ja tavaliselt saab sinna minna köögist või vannitoast. Saab sinna minna, tal on vajab ka vettu oma sisse enda juurde. Nii et miks mitte, köök ronib üha enam kuhugi peitu, kuhugile nurga taha peitu, kus pole akent, kus pole avaust või läheb trepi alla või läheb kappide taha peitu, nii et sa ei saa aru, et kodus on köök olemas. Jääbki selline mulje, et see väljendabki meie enda hetke elustiili, et me ei tee kodus süüa, meid ei huvita söögi tegemine, et on kõik nagu steriilne. Noh, see võib sobida, miks mitte, aga
aga alati on see, et kui paned mingigi sidrunikausi laua peale, see kodu hakkab elama, see kodu hakkab särama. Et kodu on hästi niisugune rahulik ja paned seda padja, mis on teist värvi, see kodu hakkab särama. Et see mõjub alati hästi. Nii et vaadake, et usaldage oma pilku, minge mängige mängud, te lähete oma kojuga täiesti võõrasse kohta. Kas teie tee kojude mõnus? Kas teie uks on nähtav? Kas ust on hea avada? Kuhu läheb pilk, kui ma ukse avan? Mida ma näen seal? Nii et ja mida ma veel on avastanud, et aeg pannakse liiga palju peegleid, et ma jooksen tihtipeale kodus ise endaga kokku peapidi ja ehmatan selle peale. See on halb feng shui. Peegel on tore, et aitab väga kitsed ruumi teha laiemaks ja peegel võiks kindlasti olla aknaga ukse vastas. Aga just nende külgseins on väga hea peegel. Aga kui aevad on juba peegleid nii palju, et ma satun segadusse, kuhu nüüd liikuda, siis see on hea feng shui. Aga tooge sisse pilte, tooge sisse põnevaid tehnikaid, huvitavaid struktuure, mängida nende rahustavate materjalidega, kas siis puiduga. Nii et puit on moes ja läheb üha enam moodi. Nii nagu on moes must värv, mis läheb ka üha enam moodi, sest tulemas on vee ja puu aastad ja see vesi väga armastab musta. Nii et see, kas mulle meeldib või ei meeldi, on teine teema. Aga just see, et see must läheb, on väga popp praegu. Mustad köögid, must kombineeritud puiduga või valged köögid, valg kombineeritud puiduga, et miks mitte. Et värvid pigem on taandumas tagaplaanile, et nii värvilisi kodusid enam ei näegi, pigem on hall ja halli juurde tuuakse väga üksikuid toone. Miks mitte? Hall on tegelikult väga tänuväärne värv, et ta kõiki see, mis juurde tundub hea. Ta annab kõigile hea tunde, hea värvi sisse, nii et ta võib taustaks olla päris tore värv. Ja on palju valgust, on suur ja ta ei ole väga ka nõudlik inimese jaoks, nii et halliga võib alati mängida ja tulemas on veeaastad, nii et tulemas on ka puuaastad, nii et halli trendi mood jätkub. Aga tähelepanu, magamistuba on meie ohuallikas jätkuvalt ja peaukse sissepääs, kuhu läheb pilk, on meie ohuallikas. Palun siis tegelegem sellega. Ärge laske head energiat raisku minna. Ärge laske tal lihtsalt teie elust välja puulata. Hoidke oma tervist, toetage oma suhteid, taastuge oma kodus, sest see on kõik väga hea, toetab teid. Nii, hakkame otsi kokku tõmbama. Tahan öelda, et siin all on ka palju lisamaterjale, kui te vaatate, kus see ka video on all. Nii et alla videoboksis on, lugege juurde põnevaid materjalati. Alati vaadata ka meie endi koduleheküljele www.seeder.ee. Ka seal on feng shui all hästi palju artikleid. Lugege, olge avatud, aga alati laske informatsioon endast läbi ja võtke see, mis teid toetab. See, mis olete te ise, sest te olete kõige väärtuslikum inimene siin maailmas. Aga lugege, uurige, praegu on suvi, tundke ennast hästi. Soovin teile kõike head ja kohtume edaspidi. Nägemist!